Tere, minu nimi on Kaie Pärn ja annan kiire ülevaate õppeinfosüsteemi kasutamise kohta meie koolis. Kui te olete õppeinfosüsteemi sisse loginud, siis avaneb teil selline vaade. Vasakul pool menüüs on 2 olulist linki. Esimene neist info ja teine kutseõpe. Info all siis näete algatuseks kiirviiteid, päevaplaani, aga ka käesoleva nädala tunniplaani. Kui te soovite seda vaadata, siis tuleks vajutada seda nuppu siin näita. Ja kui te seda enam ei soovi vaadata, siis uuesti vajutada. Infoteated järgnevalt, siin viimane novembrikuu filmiõhtu, sisse kantud 14. novembril. Kui te soovite täpselt teada, mis siin all kirjas, siis vajutate jälle selle lingi peale. Ning lõpetuseks vastamist ootav tagasiside. Kui tunnid on läbi saanud, siis ilmub teil aktiivne link tagasiside andmiseks. Palun andke seda. Edasi on siin vasakul pool ääres kutseõppe link ja esimesena avan kohe tunniplaan. Tunniplaani on võimalik näha mitmes erinevas vaates. Esimene neist õpilase vaade, teine õppegruppide vaade, kus saate siis vaadata kõikide koolis olevate õppegruppide tunniplaane ning teada saada, kus tunnis sõber parasjagu on, aga ka õpetajate tunniplaani ja ruumide tunniplaani. Teine väga oluline koht on päevik. Päevikul alt näete alguseks viimaseid sissekandeid, mis siis on viimati sisse kantud, aga siin avaneb teil päevik siis õppeainete järgi. Ja kui te selle lingi peale klõpsate, siis näete täpselt tundide õppesisu kirjelduse, kuupäevade ja hinnete ning puudumiste järgi infot, mis siis on toimunud selles tunnis. Ehk siis, kui siin on 4, siis taga on kirjeldus, et see on saadud kontrolltöö eest, 5 on saadud tootetutvustuse eest ja nii edasi. Samuti näete ka seda, kui te olete puudunud, et kas see on vabandatud puudumine, põhjusega, põhjuseta ja nii edasi. Siin samas all, kui avaneb õpetaja töökava ja kui õpetaja on pannud õppematerjale siia oma aine alla, siis avanevad ka need. Siin praegu õpetaja ei ole pannud õppematerjali, aga avame mõne teise. Tean, et siin tabeltöötluses ja andmeanalüüsis on palju materjali ja vaat siin nad ongi. Õppematerjalid on kõik ära toodud täpselt tundide kaupa, mida miskis tunnis tehti ja kui teil peaks seda vaja minema, olete puudunud, haige olnud, siis siit saate te selle avada. Nii, siis järgmine link on konsultatsioonid. Näete kõikide õpetajate nimesid, õppeaineid, päeva, millal õpetaja siis konsultatsiooni või järelvastamist teeb. Endale vajalikud leiate siis kõik üles, nagu näete, on neid siin väga palju. Ja viimane on siis õppematerjalide hoidla, kus siis on teile avanevad õppematerjalid kõik koos. Miks ma soovitasin neid päeviku alt vaadata, siis just nimelt sellepärast, et siin on neid kole palju korraga. Järgmine link vasakul pool kutseõppe all on õpilased ja õpilasega seotud siis info. Toetuste link, saate esitada taotlusi õppetoetuse saamiseks ja näete sealt ka seda, kas need taotlused on rahuldatud. Siis varasema õppija töökogemuse arvestamise avaldused ja vastavalt avaldusele siis ka, kas on rahuldatud see avaldus või mitte. Siis huvitegevus, õpilase esinduse info ja viimane kõige olulisem link on teil siin praktika. Kui te olete praktikakohaga eellepingu sõlminud, mina olen andmed sisestanud õppeinfosüsteemi, siis siit on võimalik teil leping välja printida. Vajutate siia lepingu peale, salvestate lepingu töölauale näiteks, me hetkel praegu ei salvesta, ja printite omale välja ning saate allkirjastada. Ja ongi kõik. Nii lihtne see oligi.
nagu te nägite, ma kõiki asju teile päris ei näidanud, jääb teile ka avastamise ja leidmise rõõm. Edu teile, kohtume koolis!